Mis on Euroopa Liidu digikukkur? Sellist asja ei ole täna veel olemas. Ja Eestis tuleb see kasutusele nii paari aasta pärast. Aga mis ta siis endast kujutab? Tuleb minna algusesse, miks teda üldse luuakse. See on Euroopa Liidu ühtse vabaturu eesmärgi üks saavutamise vahenditest ja täpsemalt digitaalne ühtne turg. Ja kui meil siin Eestis on täiesti elementaarne ja eriti veel täna siin erinevaid ettekandeid nähes, et meil on ID-kaart, millega me saame ennast tuvastada füüsilises maailmas. Samuti me saame ennast tuvastada digitaalses maailmas ja anda digitaalseid allkirju. Me saame anda siin Eestis ka volitusi ja nii edasi. Meil on siin Eestis elektroonilise identiteedi ökosüsteem väga hästi välja arenenud. See tähendab seda, et meil on nii juriidiliselt õigusraam paigas, kui meil on ka tehnoloogiline raam. Meil on turvaline XD lahendus, mille kaudu saab erinevatest usaldusväärsetest registritest andmeid vahetada erinevate organisatsioonidega, äriettevõtted omavahel, isik ise. Aga see ei ole nii üle Euroopa. Seega Euroopa Liidu digikukkurud tulevadki lauale seetõttu, et ühtlustada ja meie mõistes järgi aidata teisi liikmesriike. Ja see on siis põhimõtteliselt tehnoloogiline lahendus, täiesti uutel standarditel põhinev, mis ei ole täna veel kokku lepitud. Ja see tähendab ka uut lahendust Eestile, sellist tehnoloogilist lahendust, mis asub meie mobiiltelefonides. Ta on lõppkasutajatele personaalseks kasutuseks tasuta ja samal ajal vabatahtlik kasutada. Ja digikukkur siis on kokkuvõtvalt mobiiltelefonidel asuv tehnoloogiline, turvaline lahendus isikute tuvastamiseks nii füüsilises kui digitaalses maailmas, digiallkirja andmiseks. Aga see pole veel kõik. See +1 meie mõistes on digikukrus asuvates tõendites. Ja need tõendid tähendavad siis isikule teatud õigusi, väärtusi andvad tõendmaterjalid nii-öelda digitaalselt. Ja need võivad olla üle-euroopaliselt tunnustatud või siseriiklikult, nii ühed kui teised. Üle-euroopalise tunnustusega tõendi eelduseks on üle-euroopaline direktiiv, mis paneb siis liikmesriikidele kohustuse neid tõendeid välja anda ja samal ajal ka teiste liikmesriikide tõendeid aktsepteerida. Mis väärtus on digikukrul Eestile? Kas meil on üldse? Meil on ju kõik hästi. Aga digikukru üks põhilisi väärtusi on see, et sellest saab olema üks lisanduv riiklik elektroonilise identiteedi kandja, millega saad tuvastada ennast nii füüsilises kui digitaalses maailmas ja allkirjastada, ehk siis alternatiiv ID-kaartile. ID-kaart ei kao kusagile ja digikukkur ei ole kohustuslik, aga see võimaldab siis üle-euroopaliselt tuvastada ennast digitaalselt ja allkirjastada üle Euroopa. Ja nüüd see kõige suurem pluss Eestile on rahvusvaheliselt, täpsustan üle-euroopaliselt, siis tunnustatud tõendite esitamise võimalus. Ja tänaseks on teada, et 2028. aastast on meil kohustuslikud nii mobiilne juhiluba, kõik liikmesriigid peavad välja andma, ja see mobiilne juhiluba peab siis olemagi mobiiltelefonis digikukrus. Ja sama äriregistritel kohustus anda välja äriregistritel andmetel põhinevaid tõendeid. Need kaks pakuvad kindlasti suurt lisaväärtust nii isiklikus perspektiivis on võimalik reisida ja ei olegi seekord jälle jäi juhiluba koju, aga saad kenasti
näiteks kusagil muus riigis autot rentida ja tõendada oma juhtimisõigust. Transpordiettevõtetel, kellel on autojuhid, ka nendel mugavam ka elektrooniliselt juhtimisõigusi esitada ja tõendada. Ning äriregistrite tõendid siis ei ole vaja minna eraldi notari juurde apostillima, vaid need kõik tõendid on ühtemoodi turvaliselt ja usaldusväärselt loetavad digikukrutes üle Euroopa. Ja räägitakse ka volituste teemast, mis võiks olla üle-euroopaliselt äriettevõtete tasandil lahendatav digikukruga, aga see on veel selline hägusam teema. Aga võib-olla ka oluline ära märkida, et digikukrut tuleb aktsepteerida ka väga suurtel digiplatvormidel, kellest siis näitena siin mõned välja toodud, Amazon, Facebook ja nii edasi. Ja millal siis kõik see toredus tuleb? Eestis oleme planeerinud digikukrut pakkuda 2027. aasta jooksul. Ja esimeste digikukrute turule tulekuga on ka ettevõtetel võimalus nende aktsepteerimiseks. Kuna on alles algusperiood, selles mõttes, et ka standardid alles selguvad, siis ongi tänane võimalus anda teada, et keskselt koordineerib digikukru maaletoomist RIA, Riigi Infosüsteemi Amet, ning digikukur.ee on selline keskne koht, kus kogu jooksev ja täpsustav info tuleb. Kaasame kindlasti aegsasti nii testimistesse kõik see, mida ettevõte vajab selleks, et liidestuda digikukruga. Kõik see tuleb samamoodi jooksvalt, juhendmaterjalid ja kui küsimusi tekib, siis võtke ühendust. Aitäh! Nii, aitäh sulle. Lähen kohe küsimuste juurde, neid on siin selle teema puhul kõige rohkem. Siin on esiteks kiitus, et suurtel digiplatvormidel on see kindlasti hea turvaline vahend. Ja küsitakse ka, kas USA veebiplatvormid sunnitakse toetama Euroopa Liidu digikukrut? Sellele ma jään vastuse võrgu. Antud juhul hetkel on need kohustused ikkagi Euroopa Liidu tasandil. Ja küsimus, mis ilmselt on selline lihtsam vastata, kui lähen reisile, kas tulevikus võin minna ainult mobiiltelefoniga? Põhimõtteliselt küll, jah. Mul ennem siin ka tekkis kerge laadimise viperus tahvelarvutis, kuhu mul need küsimused jooksevad. Ja siis mul tekkis just küsimus ka, et kui ma nüüd reisin seal oma telefoniga ja mul internet ei ole, kas ma saan ikkagi kuvada oma andmeid? Kas see offline mode on olemas? Täpselt, see on ka. Väga lahe. Aku peab küll täis olema. Aku peab täis olema. Sellest me ei pääse. Kui ilma internetita juba saab, siis ilma akuta ei saa. Aga aitäh sulle selle ettekande eest ja soovime teile kõike head. Palun!